Tšau, täna teeme sellise mõnusa pooletunnise venitustrenni. Esimene pool natukene kiirem, natuke aktiivsem ja teises pooles siis teeme mati peal mõnusalt pikemaid venitusi. Täna on mul ka siin üks abivahend. Ehk siis minul on siin spetsiaalne võiblemiskepp, aga sa võid võtta ka täiesti suvalise harjavarre, sobib väga hästi. Peas, et ta on sul natukene selline pikem kui meeter, umbes 1,5 meetrit. Ja võtad siit kätega pulgast kinni, hingad sisse, viid käed üles ja välja hingad, tõstad käed selja tagant alla. Valid siit ise tempo. Näitan sulle ka selges. Ehk siis tood endast läbi üle pea ja tood pulga seljale. Hästi mõnus harjutus, mis aitab õligu soojendada ja parandab ka väga hästi õleliikumist. Tuled siin veel mõned kordused. Ja lähme veel viimane. Jätad käed pulga külge, lükkad ühe poole, põranda poole, teine jääb üles lakke ja hakkad tegema siit keharingid. Ehk siis viid pulga üles, tood selja tagant läbi, keerad teise pulga otsa lakke, teine pool tuleb mati poole ja uuesti üles. Natuke koordinatsiooni ka, ehk siis selja tagant tood pulga alla ja uuesti kõhuest läbi. Tuled veel paar kordust. Ja siis vahetame pooled. Ehk siis hakkad liikuma teisele poole, lükkad pulga alla, teine pool üles ja tood kõigepealt selja tagant ja siis kaarega endast läbi. Hingad sisse ja hingad välja. Võib-olla tunned, kuidas õlad juba hakkavad mõnusalt üles soojenema. Tuled veel paar kordust. Ja siis võtad pulgast kinni, toetad pulga siia vilgadele. Libistad käed üles nii, et sul küünarnuklid on vastu pulka ja nüüd rullid pulga mööda selga alla, nii et surud abalud selja peal kokku ja tuled tagasi üles, kallutad ennast ette, lükkad abalud selja peal lahti, rullid abalud selja peal kokku, pulk libiseb siit mööda, käsi varsi ja tagasi üles. Ehk siis küljega siit avad rinkene, pilt natuke üles lakke. Ja tuled tagasi, surud ennast ette, küüru naaba sisse. Hingad sisse, kui rinnak on avatud. Hingad välja, kui kummardad ette. Tuleb veel 2 kordust. Et tagasi keskele, jätad pulga siia vilgade peale, võtad ühe käega ühest otsast, teise käega teisest otsast ja kallutad siit ühe otsa alla, nii et teine ots liigub üles lae suunas. Kui kael lubab, võid viia pilgu üles, ehk siis venitad siit külje mõnusalt pikaks. Ja vahetad pooled. Ehk siis see pulk hoiab seda, et sul käed püsivad täpselt kehaga samal joonel, ehk siis ta ei lase sul ette ära majuda. Tänu sellele ka see küljevenitus on siin efektiivsem ja intensiivsem. Ja tuled tagasi keskele, teeme veel ühe harjutuse. Võtad käed õlgade laiuselt, sisse hingates viid käed üles, just kui tahad viia käed üle pea.
välja hingates tõmbad selja küüru, surud abalud selja peale lahti pea käte vahel. Siis viid pulga üles, hingad sisse ja välja hingates surud abalud selja peale lahti. Valid ise tempo. Tuled veel 2 kordust. Toetad pulga matile, korraks siin lõdvestad õlad ja paned pulga korraks käest ära. Jääd siia mati peale, tõstad põlve ja hakkad tegema siin puusavinge. Kui tunned, et tasakaal kõigub, võid võtta pulga tagasi appi. Proovid hoida teise puusa paigal, nii et sul ainult sul jalg siit liigub. Teed ringid ühele poole ja teisele poole. Ja siit samast võtad juurde siit jala. Ehk siis teed siit põlveringid. Ja teed ühele poole, teed teisele poole. Natuke ka siin tasakaalu jalgadega jõudu. Ja siis kõige lõpus võtad siit pahkluuga ringid, ehk siis paned siit jalalaba tööle. Väga hea, natukene veel. Ja siis lõdvestad jalale teisele poole. Kui tahad, võtad pulga appi. Kui tahad, teed ilma pulgata. Tõstad põlve ja tuleb puusaringid. Et kui sul nüüd midagi toeks ei ole, siis muutuvad kohe need harjutused raskemaks, et siis keha peab rohkem lihaseid rakendama, et siin tasakaalus püsida. Võtad juurde siit põlveringid ühele poole ja teisele poole. Ja siis lõpuks võtad juurde siit pahkluuga ringid. Et justkui mudid liigutad kõik liigesed läbi. Ja siis lõdvestad jala. Viid käed üles lae suunas, hingad sisse, välja hingatest tuleb ette painutus, korraks lõdvestad. Lased kehal rippuda ühele poole ja teisele poole. Ja siis lähme mati peale, võtame uuesti siin pulga appi. Natuke venitame selga ja õlgu. Võtad pulgast mingid kõrgused kinni. Ja siis lased ennast vajuda pulga poole. Ehk siis lased siit selja venitusse, lased õlad venitusse. Kui tunned, et seljas läheb liiga venitus intensiivseks, tõmba naba sisse. Ehk siis vähendad alaseljas lõbusust. Ja proovid siin veel natukene püsida. Ehk siis jällegi väga hea harjutus. Mida ka kodus niisama teha, kui tunned, et õlad, käed on pinges. Ja tuleb tasakesi asendist välja. Nüüd paneme pulga ära. Ja korraks siin lõdvestad, liigutad puusa küljelt küljele. Ja paneme siin selja korraks liikuma. Hingad sisse, taad selja õgusaks, rinne korraks käte vahelt läbi. Välja hingates tõmbad selja küüru. Tuled ühe korduse veel. Hingad sisse ja hingad välja. Nüüd astud ühest jalast sammu ette. Jätad käed, kas üks ühel pool jalga, teine teisel pool jalga või kui tahad, toetad käed jalast sissepoole. Kui soovid, võtad sammu laiemaks. Võid jääda siia üles või kui tahad, toetad käed matile ja jääme siia püsima. Võid kiigutada puusa küljelt küljele. Kui põlv tahab vajuda väljapoole, võid lasta tal minna.
läbi hingamise püüa kehaseid lõdvestada. ja lihtsalt tunnetad, mis su lihastes toimub, kuidas su keha ennast tunneb. Tuled siin veel 3 hingamist. Siis aitad ennast tagasi üles ja kannad raskuse taha, ehk siis tuled ette jalale painutus. Proovid lasta ülakeha vabaks, võid tuua varbaid enda poole, justkui istud taha ja siis uuesti sirutad. Ehk siis venituste ajal alati sa võid ennast julgelt liigutada, siis läbi sellise väikse liigutamise aitad lihastel paremini lõdvestuda. Tuleb veel siit üks hingamine. Tuled vaikselt asendist välja, toetad põlve tagasi mati peale, korraks liigutad, lõdvestad ja siis lähme seesama teisest jalast. Astud jala ette, jätad kas üks käsi ühel pool, teine käsi teisel pool või tood mõlemad käed sissepoole, kui tahad, võtad sammu laiemaks, jätkas üles või kõnnid käed mati peale. Ja alati siis arvestad sellega, et 90% inimestest on kehapooled erinevad, ehk siis on täiesti tavapärane, et üks kehapool venib rohkem kui teine, siis aktsepteerid seda venivust. Kui sa tunned, et sul kehapoolte vahel on hästi selline suur erinevus, siis võid teadlikult venitades jälgida, et see pool, mis venib sul rohkem, seda justkui hoiad tagasi ja hoiad natukene lühemalt ja see pool, kehapool, mis võib-olla nii hästi ei veni, seda siis hoiad pikemalt ja keskendud rohkem sellele poolele. Et nii me aitame siis kehas hoida sellist tasakaalu. Selle venitusega siis põhiline lihasgrupp on siis reie tagaosa, aga ka siit reie eesmine osa. Tuled tasakesi asendist välja, kannad raskuse taha ja tuled ette jalale painutus. Kui tahad, tõmbad varbaid enda poole, sirutad. Et inimlikult me tavaliselt kipume alati venitama seda poolt rohkem, mis meil paremini venib. Ja see pool, mis on ebamugav, jätame võib-olla väiksema tähelepanuga. Aga nii me suurendame kehas veelgi rohkem seda ebavõrdsust poolte vahel. Et seda siis teinekord võid jälgida. Tuled siin veel 2 hingamist. Ja siis astud jala tagasi mati peale. Korraks liigutad, puusasid küljed küljele. Nüüd viid ühe käe üles lae suunas. Hingad sisse ja välja hingates tood selle käe teise käelt läbi. Toetad õla ja põse matile. Pöörad puusa otseks, kerepööre. Ehk siis kui sul puus vaatab otse ja käsi on siit teise käelt läbi, siis samal ajal õlad on pööratud. Ehk siis mida rohkem sa lükkad kätt teise käelt läbi ja mida rohkem tõmbad puusa otseks, seda rohkem tunned ka siit kerepööret.
kui tunned selg läheb pingesse, tõmba naba natuke sisse, jällegi vähendad siit selja lõbusust. Ja samuti on see harjutus siis ka hea õlgadele. Et kui tahad venitada ka seda abaluude vahelist ala, siis selle harjutusega saad seda teha. Tuleb siin veel üks hingamine. Ja siis sisse hingates tuled tagasi keskele, välja hingates toetad käe matile, läheme teisele poole. Vahetad käe, hingad sisse, sirutad, välja hingates tood käe teise käe alt läbi, toetad õla ja põse matile, pöörad puusa tagasi otseks ja siis ise reguleerid mida kaugemale kätt. Seda põrandapoolset kätt lükkad ja mida rohkem tood puusa otseks, seda intensiivsema venituse saad. Leiad üles sellise mõnusa rahuliku hingamise. Kui soovid, sulge silmad. Tuleb siin veel üks hingamine. Sisse hingates tood käe tagasi keskele, välja hingates toetad käe üle alla. Istud siin korraks lapse asendisse ja liigutad, lõdvestad. Edasi lähme mati peale juba selini. Anname natukene kätele puhkust ja tuled siit selline liblika asendisse. Tood kokku jalatallad, lased põlvedel majuda põranda suunas. Jätad käed keha kõrvale või kui soovid, võid libistada käed üle pea. Kui elaliikuvus lubab, võid kinni võtta vastas küünarnukkidest. Iga välja hingamisega lubad lihastel teadlikult lõdvestuda. Tulen siin veel 3 pikemat hingamist. Ja siis tasakesi, kui käed olid üle pea, tood käed tagasi keha kõrvale. Toetad jalatallad matile, võta kätega siit reie tagant kinni ja tuled siit seljarull ehk siis lüli haaval, rullid ennast üles istes sügaval, korraks lükkad abalud kokku, avad rikkere, tõmbad naaba sisse, seljaküüru ja tuled rullid ennast tagasi. Tuled hästi rahulikus tempos, lüli haaval, rullid ennast üles üleval, korraks sirutad, lükkad abalud selja taga kokku. Naba sisse, lükkad õlad ette pea käte vahele ja rullid ennast tagasi mati peale. Tuled siit üks rull veel.
lõpetame koos istes. Ja siis pöörad ennast minu poole, sirutad ühe jala, toeta teine jalg, nii et sul jalad alt puudutab vastureie sisekülge. Sisse hingates, viid käe üle pea ja välja hingates, tuled siia sirutatud jala poole küljepainutus. Lõdvestad laepoolse õla ja käe. Kui kahel lubab, võid viia pilgu üles lae suunas ja kui sa tunned, et sul käsi jääb väga pingesse, siis võid toetada sõrmeotsad siia kõrva juurde. Aga just kui proovid avada seda laepoolset õlga selja taha, ehk siis sa ei vaju ette põranda poole küüru, vaid avad ennast, kui me enne tegime selle võimlemiskepiga, nii et sul see kepp ei lasknud vajuda ära põranda poole, siis nüüd samamoodi hoiad ennast üles lae suunas. Ja tuled siit tagasi üles. Nüüd see jalg, mis sul oli sirutatud, selle jala kõverdad ja tood risti üle teise jala. Võtad vastaskäega põlve endale kaissu, sirutad selja pikaks ja pöörad pilgu selja taha üle õla, toetad vaba käe sõrmed selja taha. Ehk siis kerepööre. Mida rohkem sa sirutad selga üles lae suunas, seda rohkem otsusid ruumi ka pöörata. Tuleb siin veel üks pikem hingamine. Sisse hingates tuled tagasi keskele, välja hingates vabastad jalad ja lähme sama teisele poole. Ehk siis sirutad teise jala, toetad jalad alla vastu leia sisekülge. Sisse hingates viid käe üle pea ja välja hingates tuled küljepainutusse. Lõdvestad käe, lõdvestad õla. Ja kui tahad, siis toetad sõrmeotsad siia kõrva juurde. Venituste puhul 10 pallisüsteemis selline umbes 5. Sellise ebamugavuse valu läbi on okei. Et kindlasti ära lase seda valu lävel minna suuremaks. Ja kui sa tunned, et pikemalt on juba lihas tugeva pinge all, siis tuled korraks asendist välja ja lõdvestad. Kui sul lihas on tugeva pinge all, siis ta ka ei veeni, vaid vastupidi, sinna võivad hakata tekkima sellised mikrovigastused. Ja see on see, mida me ei soovi. Tuled tasakesi siit asendist välja. Sirutatud jalg, kõverdad, tood jala risti üle teise jala. Võtad käega siit vastasjalast kinni, sirutad selja, keha keskosast pöörad ja toetad vaba käe sõrmed selja taha. Kui sa tunned, et sul on kõverdatud põlvega teha ebamugav, sa võid ka alati siit põlve sirutada. Ehk siis eelkõige kuulad alati oma keha. Kui me õpime usaldama keha signaale, siis tegelikult keha alati ütleb meile, kus kohas on praegu meie piir, kui kaugele me võime minna.
tulevad siin veel 2 hingamist. Sisse hingates tuled tagasi keskele, välja hingates vabastad jalad ja lähme uuesti mati peale selili. Teeme siia mõned seljasirutused, toetad jalatallad matile, käed on keha kõrval ja nüüd hakkad rullima lüli haaval, viid puusa üles lae suunas ja lüli haaval tood puusa tagasi alla mati peale. Valid ise endale sobiliku tempo. Kui puus on lae poole, siis korraks võid fikseerida ja siis pehmelt rullid tagasi alla. Sisse hingates viid puusa üles ja välja hingates rullid tagasi alla. Ja nüüd viimase korduse jääd korraks hoidma. Aktiveerid siit tuuhaaralihased reie tagaosa. Tunned, et jalatallad on mugavalt toetatud vastu matti. Hingad veel korra sisse ja välja hingates tood selja tagasi mati peale, lased põlvedel vajuda ühele poole ja teisele poole. Ja lähme siit edasi õnneliku beebi asendisse. Lükkad kannad üles lae suunas, võtad kinni kas siit reie tagant, säärest, jalalaba seest või väljast. Tood selja tagasi mati peale, justkui lükkad põlvi kahele poole põranda suunas. Kui tahad, siis kiigutad, rullid selja pehmeks. Ja võid siin hakata nüüd jalgu vaheldumisi sirutama, et rullid ennast ühele poole, viid ühe jala sirgeks, rullid ennast teise poole, sirutad teise jala. Ja siis jätad jalad keskele, avad mõlemad jalad laia harki, toetad kätega kas jalgu siit reie väliskülgedest, kui tahad. Surud kätega reie sisekülgedele, võid võtta kinni ka 2 sõrmega suurtest varvastest. Tood jalad tagasi keskele. Lased jalad aldada, vajuta tagasi mati peale, avad käed keha kõrvale, lased põlvedel vajuda ühele poole ja teisele poole. Ja nüüd siin sirutad jalad, jätad jalad mati laiuselt, tood käed keha kõrvale või kehast natuke eemal. Tõmbad korraks terve keha pingesse, tõmba käed rusikasse, nägu krimpsu, hinga nina kaudu sisse ja suu kaudu välja hingates justkui ohkad. Kõikidel pingetel minna. Tuled ühe korra veel, tõmbad terve keha pingesse, hingad nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Võid jääda nüüd siia mati peale korraks lõpulõdvestusse. Võtates teadlikult keha skaneerida, tunned, et kõik lihased on pehmed ja lõdvestunud. Ja lihtsalt hetkeks tunnetad, mis su kehas toimub, kuidas su keha ennast tunneb.
kõverdad põlved uuesti siia puusa kohale. Võtad korraks jalad endale kaisu, kallistad ennast, liigutad küljed küljele. Rullid ennast tagasi üles istesse. Käed kokku, hingad sisse ja välja hingates tõd käed alla südame juurde. Tuled ühe korra veel, hingad sisse, hingad välja ja ütled endale mõttes aitäh selle mõnusa treeningu eest.